no jälle. Siuke liputa ei oletki, jah? Ei lume kinni või? Jaa. Käpad on valmis või? Nüüd on käpa video, nii et panen käpa peale. Tere jälle, et vaatate siin meie saadet või lihtsalt mingit vlogi või... No vlogi see ei ole igatahes. Ei ole jah, see ei ole vlogi, see on ikkagi tähtsat tööd, me teeme ikkagi mootorivahetust, et vana mootor läks katki, paneme uue. Ja nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et meil on vaja siin mootorkäpad külge panna ja need tegelikult on juba küljes ja see mootor on juba siin vahel ka käinud mitmeid kordi. Ma tunnen, et üks on puudu, aga kindel ei ole. 1, 2, 3, 4, 14, juba 14. mootor on peal. Vaat see, siin on ilusad läikivad tükid ka küljes veel, siin on väljalaskevallektorid on natukene sellised uhkemad kui need originaalis on. Kas tahate näitan originaali ka, milline originaalkollektor oli või? Näitame ikka, jah. Kolakas ja meil on vaja seda natukene ikkagi meie kere järgi siit ehitada, siis meil neid natukene parem keevitada, et siin roostevaba. Ise oma muuvi, varsti käes on suvi. Pole huvi oma hääle peale panna autotuuni. Olen unikum, mul täis on kumm. Kui ma tulen nagu bum 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 bum. No igatahes näed, me tegime sellised jupid, siin tuli plaat, siin tuli toru ja siis kõige tähtsam, Fordi puks, saate aru, see on Ford. Ja näe, mootor läheb ka Fordi oma. Mina vaat teiselt poolt ka, ma nii palju ei saa keerata. Siin on mingi plaat ka küljes. Siia tegime jah sellise, kuna siin oli suur selline plaat, näed, on suur on ju. Ja siis laser lõikasime need plaadid välja ja siis siia tegime väikse tugevduse, et see oleks eriti tugev, et katki ei läheks kunagi. Ja näed, siin on Fordi õõtsapuks. Silla külge tegime ka siis sellised plaadid, millel väiksed kõrvad ka küljes, et siis see ilusti sinna vahele istuks. Näe, vaata ise. Ja siit tuleb proolikardaan siia. See läheb siia külge. Seda ei tohi näidata veel? Seda ei tohi näidata veel või? No siin videos näete, on sellised. Ja siia läheb niimoodi puks vahele, siit läheb niimoodi sisse. Mitu milli on siis? 8 mm paks. Need on veel lõpuni kinni keevitamata silla tala külge, sellepärast, et meil oli mõte, et kui natuke kuskil midagi liigutada veel vaja, siis meil on see võimalus olemas, aga tundub, et kõik on väga hästi, sest praeguseks on meil juba käigukasti kinnitused ka olemas ja see tala näeb välja selline. Päris uhke värk, eks? Väga uhke. Ma räägin. Vaata, generaator ja starter on seal tagapool ja... Midagi nagu puudu. On jah. Ja tähelepanelik vaataja näeb, et siin on veepump, generaator,
pingutusrullik ja väntvõlli selline ratas. Aga siit roolivõimendit ei ole, sellepärast Fordil, sellel uuel autol on ju elektriline roolivõimendi, tal on roolilati sees see. Ja meie peame nüüd siia panema hüdraulilise roolivõimendi ja meil plaan on panna see siia kohta. Ja siia tuleb... See on mõnus ligane. See on nii rõve, et ma ei taha seda ikka näidata. See on ühesõnaga Mazda MX-5 roolivõimendi pump. Ja no mis vaat seda, mis siia maha kõik läks lappama. Siia siis on plaanis see roolivõime pump, Mazda oma panna ja vaata siin tulevad lähemalt. Vaata siin on nagu 5 soond ja siin on 4 soond. See on muidu konditsioneeri ja meil on Mazda pump ka, mis on 4-ga täpselt, et see sobib vaata siia jube hästi selle sama rihmaga siia peale. Plaan on, aga vaatame, kui hästi plaani järgi läheb. No aga paneme nüüd... Jälle telefon. Paneme ruttu selle mootori koos käigukastiga jälle vahele ja siis võtame kõnega vastu. Aga tšau teile praegu! On suitsumasinad siin. Kuule, kas niimoodi see tuuning käibki vähe? Jaa, vanasti käis niimoodi. Vanasti käis vähe? Toore jõuga. Aga mis mureks on, auto ei tööta või? Ei käivitu hästi ja aeglane on ka. See on põhimure nagu. No ma arvan, et ma olen kuulnud küll, et diislis peitub jõud ja osad ütlevad. Ma arvan, et ta on hästi sügaval peidus, et... Ja ta on siin taga sügaval peidus. Me võime proovida otsida seda küll, jah. See jõudu. Mul on tunne, et me peame turbo panema siia. On jah? Käru juba vedada ja jõud on vähe ja... Ketsi ka ei tee? Üldse ei tee, isegi liiva peal ei tee. Et 50 kilovatist teeks mingi 55 või? Ma arvan, et võiks ikka pluss 10 kilovatti, et see on nagu ilus number. Jah. Ma arvan, et praegu 0-100 on mingi minut, et võiks olla 45 sekki, oleks päris hea. Ja ma tahaks öelda nagu Tiit ja Teet ütlesid, kui nad sinna kohale tulid, et olge mõnusad ja ongi kõik.